Kui me Pärnu kanti oma võttegrupiga tuleme, siis mul on alati hea meel, kui on võimalus tulla läbi ka Kilingi-Nõmmest ja läbi astuda Hevo Tehnikast. Siin hoovi peal on uudistamist küll ja veel, mida on uut, mis on muutunud ja nii edasi. Eks mul endal on ka väikest viisi see traktoriga askeldamise pisik sees, nii et minu jaoks on siin väga põnev. Esimene asi, mis ma siin hoovi peal näen, on see, et siin on natuke rohkem värvi kui tavaliselt. Tavaliselt ma olen harjunud siin sinise ja mustaga. Jah, nii ta on, et muidu meil see põhivärv on olnud kogu aeg sinine ja must. Aga nagu ka eelmistel kordadel oleme sellest põgusalt rääkinud, siis me oleme hakanud praktiseerima seda, et oma tooteid värvida erinevates värvides, nii kuidas kliendil siis soov on. Seda just sellepärast, et see sinine värv alati ei sobi traktori omaniku sooviga kokku. Traktor on näiteks hoopis punast värvi, siis ta soovib, et need haakeriistad oleksid ka punast värvi. Või näiteks oleme teinud halli ja oranži segu, samamoodi oleme teinud kollaseid, oleme ka teinud täiesti üleni süsimustasid, et see võimalus erinevat värvi tooteid värvida on väga lai. Ja ilmselt on ka see, et teil on ju palju edasimüüjaid, kes võib-olla tahavad natuke oma signatuuri lisada. Just, jaa. Et me tegime Austriasse eelmine aasta just need palgihaaratsid halli ja oranži kahevärvilised. Kui me algselt müüsime sinna siniseid, siis see edasimüüja ise palus, et kas on võimalik nad teha kahevärvilised, kuna nende turul on see sinine värv kuidagi väga võõras. Ja siis me tegime seda ja peale seda ka meie Läti koostööpartner, kes avastas, et meil on ka sellist värvivalikut olemas, siis tema palus samamoodi tema poes müüdavad tooted halli ja oranžiga värvida. Ja täna me müüme Lätis ka oma palgihaaratseid siis samamoodi halli ja oranži värviliselt. No palgitöödest rääkides ma saan aru, et on natuke ka uudiseid, et nüüd see palgivints, mis on teil mõnda aega turul olnud, on saanud natukene uuendusi. Eks see käib tegelikult paljude meie toodete kohta, et me tegelikult kogu aeg tegeleme oma toodete uuendamisega, aga jah, palgivints on saanud endale uue veoplaadisüsteemi, mis sai siis täielikult ümber disainitud ja ümber töötatud, mis on siis tänase seisuga palju tugevam ja palju parema ehitusega ja kannatab välja suuremat koormust palkide vedamisel. Ühe asjana ma vaatan, et täna on teil siin see palgi etteande süsteem ilusti lahti võetud ja töövalmis platsi peal. Tavaliselt me oleme seda näinud Nurvakivi võttegrupiga nii-öelda pakke asendis. Kas täna paneme käima ka? Jaa, me panime spetsiaalselt täna ühe laua kokku ja samamoodi tahtsime teile näidata punasena seda lauda, kui kahjuks punane laud läks meil hommiku ära, nii et me panime nüüd sinise laua kokku ja paneme selle tööle, siis saab ka näha, kuidas see töötab. Räägi sellest mõne sõnaga nendele, kes võib-olla varem pole me saateid näinud, kus me sellest rääkinud ei ole, millega on tegu? Tegemist on siis palkide etteande lauaga, mis ühendatakse puulõhkumismasina külge ja mis võimaldab siis hästi mugavalt palke tõsta puulõhkumismasina peale, et sinna neid sisse sööta. Kui ma mõned aastad tagasi esimest korda siin Hevo Tehnika hoovi peal käisin, siis see palgi etteande laud oli alles värskelt ahjusoe välja arendatud toode. Tore on kuulda, et tänaseks on see toode ka kanda kinnitanud meie lähinaabrite juures ja sellest on saanud edukas ekspordiartikkel. Muide, kes tahab natuke rohkem Hevo Tehnika toodetega tutvust teha, siis selleks parim koht on maamess. Kevadel on juba uus maamess ja Hevo Tehnika on lubanud, et nad taaskord oma väljapanekuga seal osanevad. Kes selleni oodata ei jaksa, siis kõik on loomulikult alati oodatud Kilingi-Nõmmesse Hevo Tehnika hoovi peale tööriistu katsuma ja vaatama.